Tere, mina olen Artur, ma olen vabatahtlik merepäästja. Mis asi on vabatahtlik merepääste? See on midagi sarnast vabatahtlikule tuletõrjujale maa peal, aga meie tegutseme puhtalt mere peal. Ehk siis, kui keegi oma huvialusega näiteks mere peal hätta satub või ka minu pärast purjekaga või ka mõne suurema alusega, siis on üsna tõenäoline, et apitöötajad seas on mõni vabatahtlik merepäästeühing ja nende liikmed. Vabatahtlikult merepäästjalt nõutakse päris palju oskusi. Lisaks kõikidele merelistele oskustele peame me oskama ka näiteks pukseerida teisi aluseid või esmaabi anda, spetsiifilist esmaabi, just merel vaja minevat esmaabi ja igasuguseid muid tegevusi. Selleks koolitatakse meid ja meil on selline kaheastmeline süsteem, on esimese ja teise astme vabatahtlikud merepäästjad. Me oleme lepingulistes suhetes Politsei- ja Piirivalveametiga ja kui nüüd keegi merel hätta satub, siis peab ta helistama 112 või siis kasutama mereraadiot ja kutsuma abi 16. kanalil. Siis satub ta merevalvekeskusesse, kes siis omakorda teeb väljakutse vastavale ühingule või kõige lähemal olevale merepäästeühingule või siis ka kutselistele Politsei- ja Piirivalveameti alustele. Ja siis me tõttame appi, meie valmisoleku kiirus, me peame vähemalt 15 minutiga olema siit kai juurest juba otsad lahti andnud ja merel olema. Ja siis omakorda, kui meile valvekeskusest kutse tuleb, siis meie teeme kutse oma liikmetele. Juminda ühingus on näiteks 30 vabatahtlikku merepäästjat. Neid erinevaid ülesandeid, mida me täitma oleme pidanud, on tõesti palju ja see skaala on väga kirju, aga kindlasti võiks suures osas jagada seda niimoodi, et on elupäästmisjuhtumid ja on mereabijuhtumid. Elupäästmisjuhtumid on selge, siis on inimesed või inimene sattunud olukorda, kus ta elu on puhtalt ohus. Mereabijuhtumid on sellised, kus on juhtunud midagi alusega, aga otseselt inimestel veel eluohtlikku situatsiooni ei ole. Ja elupäästmisjuhtumite puhul kompenseeritakse meie töö siis Politsei- ja Piirivalveameti poolt ehk siis riigi eelarvest, aga nüüd mereabijuhtumite puhul peavad need paadiomanikud siis ise seda kompensatsiooni maksma siis juba meie ühingutele. Meid sarnaseid ühinguid on Eesti rannik täis, minu teada üle 30 ühingu niimoodi, et praktiliselt kõik Eesti alad on vabatahtlike merepäästeühingutega kaetud. Meie piirkonnas on umbes 4-5 juhtumit aastas ja nagu ma enne juba ütlesin, et nendest tõenäoliselt keskeltläbi 1-2 on olnud siis sellised, kus on inimese elu olnud tõesti ohus. Vabatahtlik merepäästja oma töö eest raha ei saa, see on tema panus ühiskonda, see on tema võimalus teha seda, mida talle väga meeldib, olla merel ja ühtlasi ka abistada teisi inimesi. See on puhtalt vabatahtlik asi ja sellel on väga pikk traditsioon. Ka Eestis esimesed organiseeritud vabatahtlikud merepäästed tekkisid juba üle 130 aasta tagasi. Nõukogude aeg tegi küll väga suure pausi siia sisse, aga õnneks selline vabatahtlik süsteem on tänaseks jälle taastunud. Nüüd aga kutsun teid kas siis vabatahtlikuks merepäästjaks või
toetama vabatahtlikult merepäästet. Tänan!